Meil on üks kaasettekanne veel. Kas peate vastu? Paistab, et noogutate, väga tore. Ja Pildiraadio rahvale, see on nii nagu raadiosaates ikka öeldakse, et meil on Ilse Katveli konverents, palvetaja tööta, ja et me läheme oma konverentsiga ka siin praegu edasi ja soovime jätkuvalt ka õnnistust neile, kes meid ka Pildiraadios jälgivad. Meie kolmas ja viimane vaatlus on täna meie usu ja looduse või loodu vahelised suhted, mis peegelduvad ka Ilse Katveli elus. Ma viitasin sellele, neid lugusid on tegelikult palju rohkem, aga võib-olla, et Helle Liht, kes nüüd kohe tuleb siia kõnetooli, räägib natukene seda Jumala looduse ja meie usuelu vahelisi seoseid ja kuidas ka nagu tänapäeval neid samu teemasid käsitletakse. Ole hea, Helle. Rõõm on olla teie keskel. Tere! Kõigepealt ma ütlen sulle, Toivo, aitäh. Selles mõttes, et see, mida sa oled välja kaevanud aegade hämarusest Ilse Katveli lugude näol, on hämmastav. Ma räägin teile oma loo ka ära. Siin Joosep julgustas tooma elulisi näiteid ja jagama oma lugu, siis ma räägin teile selle loo ka ära, kuidas mina jõudsin sellise teema juurde nagu ökoteoloogia. Mis see ökoteoloogia on? Ökoteoloogia on kõigepealt sõna oikos, tuleb, eks ole, kreeka keelest, seal on 3 sellist tähendust, on maja ja on perekond ja on omand või see perekonna omand. Ja siis oikonomos on majapidaja, siis kreeka keelest eesti keelde tõlgituna. Ja sellest tulevad siis tänapäevased sõnad nagu ökoloogia ja ökonoomia, sellest kreekakeelsest algsest sõnast oikos. Ja ökoteoloogia võiks siis olla Jumala majapidamise teoloogia. See on nüüd selline minu selgitus teile. Kuidas mina jõudsin sellise teema juurde nagu ökoteoloogia? Ma olin meie koguduste liidus töötanud umbes 11 aastat, kõigepealt lastetöö koordinaatorina ja siis noortejuhina ja siis seminaris ja ka liidu täitevsekretärina. Ja ühel hetkel mulle tundus, et ma ei tunne ühtegi inimest väljaspool baptistiliitu. Ja me rääkisime missionist ja ma kuidagi tundsin, et minu elu on nii vähe missionaalne, et ma pean nüüd seda kardinaalselt muutma. Ja ma läksin tööle Keskkonnaministeeriumisse, seal oli parasjagu vaja sellist rahvusvaheliste projektide koordinaatorit ja see töökoht oli vaba, ma kandideerisin ja ma pääsesingi sellele töökohale. Ja selle töökoha käigus siis ma sattusin looduskaitse ekspertidega meie Eesti looduskaitsealadele ja ka teistele looduskaitsealadele. Me tegime Soomega koostööd ja Taaniga koostööd ja sellel ajal arendati Eestis sellist võrgustikku nagu Natura 2000. Looduskaitsealade võrgustik, siin Saaremaal on teil ka kindlasti neid alasid. Ja mina siis pidin nende loodusekspertide tööd seal korraldama ja nendega kaasas käima. Ja ükskord me läksime siis Pedja jõele kalu märgistama, selleks, et seda kalade trajektoori jälgida ja siis mingeid kaitsmemeetmeid välja töötada ja rakendada. Ja minul ei olnud muidugi, mina olin teoloog, ma olin seminaris õppinud, mul ei olnud mingisugust sellist looduskogemust, linnatüdruk ka Mustamäe Kivilinnas kasvanud. Aga siis need eksperdid tahtsid ikka mulle ka mingi rolli anda seal, lisaks sellele, et ma nad kohale viisin ja süüa andsin ja ära tõin, siis selle kalade märgistamise protseduuri juures siis mind kutsuti paati, öeldi, et võta nüüd sina see kala sülle
ja meie siis nii kaua seda märgistame ja siis mina hoidsin seda kala, seal on suured kalad, libe, elus, rabeleb ja mina siis pidin seda kala seal kallistama. Nii kaua, kui need eksperdid said selle uime külge, siis selle märgise panna. Ja teate, selle kala kallistamise juures Jumal kõnetas mind. Et kogu see 5 aastat tegelikult, kui ma Keskkonnaministeeriumis töötasin, see mõte hakkas kerima, et see, kuidas me loodusesse suhtume, on ju nii oluline. Aga me kuidagi nagu oma koguduses sellest ei rääkinud. Seminaris ka sellest ei räägitud. Aga seal siis nende ilmalike looduskaitse ekspertidega äkki ma tajun, et see on oluline. Me peame sellega midagi tegelema. Ma kallistan sealt seda kala ja ma saan aru, et Helle, sa pead sellega edasi tegelema. No sealt ma läksin siis edasi õppima ja sealt siis ma olen nüüd nende mõtetega ennast vaevanud pikki aastaid juba. Ja kui ma nüüd lugesin Toivo Pilli artiklit Ilse Katvelist ja need sellised põhilised teemad, loodust puudutavad teemad tulevad sealt välja ja ma vaatan, et need on täpselt need samad teemad, millega tegelevad tänapäeva haritud teoloogid. Seal on Ilse Katvel oma loodustunnetusega, tal ei olnud teoloogilist haridust ega midagi, ta luges piiblit ja oli metsas ja tegi põllul tööd ja tegi loomadega tööd. Ja need samad asjad said talle selgeks, mis nendele kõrgesti haritud teoloogidele. Ma toon täna selles oma ettekandes välja 3 sellist põhilist teemat, mis tulid välja sellest artiklist, mille Toivo Pilli kirjutas Ilse Katveli sellises mõtetes ja panen sinna natukene sellist teoloogilist tänapäeva teoloogide raamistiku juurde. Ma loodan, et ma ei lähe väga pikaks ja igavaks. Ma vaatan, kui teil hakkavad silmad kinni minema, siis ma lõpetan ära. Aga see esimene selline põhiline teema, nüüd see ei töötagi, mis tuli välja ka sellest, kui te tähelepanelikult kuulasite Toivo juttu, siis Ilse Katvel ütleb, et loodus on Jumala kõneviis. Seda tähele pannes ilmneb meile aukartust äratav vahekord, mis on loojal looduga. Piibli kirjelduse järgi, kui me loeme piiblit, siis me ju näemegi, et kogu loodus austab Jumalat. Ei ole nii, et ainult inimesed tulevad pühapäeva hommikul kirikusse, laulavad ülistust ja siis see on see, mis Jumalale korda läheb. Kogu loodus austab Jumalat. Neid psalme on palju, kui te loete, aga üks imeilus psalm on ju psalm 19. Taevad jutustavad Jumala au ja kuulutavad tema kätetööd. Või siis psalm 104 näiteks, poeetilised kirjeldused sellest, kuidas Jumal riietab ennast looduse iluga. Ja kuigi Vanatestamendi autorid väljendavad psalmides neid selliseid poeetiliste kujundite kaudu, siis tegelikult nad esitavad seda arusaama, et Jumalal on suhe loodusega ja see suhe tegelikult ei sõltu inimesest. Tal on täitsa oma suhe loodusega. Tema on looja, aga ta hoiab seda suhet alal. Teine selline temaatika või teemade ringkond, mis siit nagu välja tuleb, on kui me loeme veeuputusjärgset lepingut, siis kui me loeme tähelepanelikult, siis see leping ei ole mitte ainult Noa ja Noa perekonnaga, vaid see on tegelikult kogu looduga. Nii et otsige kodudes omal see 1. Moosese 9. peatükk ja need salmid seal üles. Seal alguses muidugi näete ka, me just rääkisime sellest hommikukohvi laua taga, et seal tuleb esile ka selline võimalus või seda, et inimesed võivadki tappa ja süüa neid loomi ja valitseda ja domineerida, aga ilmselt peab seal natuke tegelema nagu sellise
sellise lugemisega ka alates esimesest Moosese raamatust, taeva ja maa loomisest ja kuidas Jumal on andnud inimesele selle valitsuse teostada Jumala näolist valitsust, mis tegelikult just peab peegeldama seda, kuidas Jumal valitseb. Aga see veeuputusjärgne leping on huvitav leping, et ei ole mitte ainult inimesega see leping, vaid kogu looduga. Ja kolmas selline väga oluline teemade valdkond, mis nagu kirjeldab seda, et Jumalal on suhe looduga, on Vanas Testamendis siis välja toodud sabati reeglid. Ja siis teoloogid ütlevad, et tegelikult just need sabati reeglid on nagu need, mis Iisraeli rahvale andsid selle pideva teadmise oma elu korraldamisel, et maa kuulub Jumalale. See ei ole meie oma. See on Jumala oma ja meie peame siis seda hea peremehelikult valitsema. Ma loen teile, seal on, eks ole, iganädalaselt on see hingamispäev, mida peab tähistama, mida ei pea tähistama mitte ainult inimene, vaid ka kõik loomad. Ja siis 3. Moosese raamatu 25. peatükis on siis need käsud ja reeglid, mida inimene peab täitma sabati aasta jooksul. Iga 7. aasta oli puhkeaasta ehk sabati aasta ja ma loen teile selle teksti. Ja issand rääkis Moosesega Siinai mäel öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te tulete maale, mille mina teile annan, siis maa puhaku issanda auks. 6 aastat külva oma põldu ja 6 aastat nopi oma viinamäge ja korista maa saaki, aga 7. aastal olgu maal täielik puhkeaeg. Puhkus issanda auks. Sa ei tohi külvata oma põldu ega noppida oma viinamäge, ära lõika pärast su lõikust ise võrsunud vilja ja ära nopi hoolduseta kasvanud viinamarju. See olgu maale puhkeaastaks. Ja siis ökoteoloogid ütlevadki, et see sabati tähistamine ja see praktika kujundas Iisraeli rahval seda arusaama, et maa on Jumala omand ja nende vastutus on ainult maa eest hoolitseda. Sabati reeglite täitmine tagas puhkuse nii inimestele kui ka maale. Teine teema, mis Ilse Katveli jutlustest ja mõtisklustest välja tuleb, on see, et loodust vaadeldes mõistab inimene sõnakuulelikkuse tähtsust. Jällegi, Toivo viitas sellele enne. Meie vabakiriklikus traditsioonis on vahest levinud arusaam, et nii inimene kui loodus on langenud. Inimese pattu langes haaras endaga kaasa ka kogu ülejäänud loodu ja seega ei ole loodu ka enam hea, nii nagu Jumal selle alguses loonud oli. Aga Ilse Katvel ei jaga seda seisukohta. Tema jaoks ei olnud loodus kaduvusele määratud langenud maailm, vaid Jumala looming, mis toob esile Jumala au ning mis on oma kuulekuses Jumalale eeskujuks ka inimestele. Nii nagu Toivo oma artiklis viitab, omistas ta loodusele isegi teatud pühaduse, sest see on Jumala armu ilmnemise raamistik. Ja seda ütles juba Ilse Katvel oma jutlustes, oma sõnavõttudes ja siis nüüd sarnase mõttekäiguga on tulnud välja ka üks Ameerika astrofüüsik. Ilse Katvel ja Ameerika astrofüüsik räägivad ühest ja samast asjast. Ja ta on ka reformeeritud kiriku teoloog ja ta nimi on Christopher Kaiser. Ja tema väidab, et käsitlemaks loodust langenuna peaksid tegelikult piiblitekstid kätkema tunnistust selle kohta, et loodus läks Jumalaga kuidagi vastuollu või astus üle Jumala käsust või oli Jumalale sõna kuulmatu. Sest see on see, kuidas inimene pattu langes, ta astus üle Jumala käsust. Aga piibli autorid toovad hoopiski loodust inimesele eeskujuks. Seda, et loodus oleks Jumala käsust üle astunud, seda ei ole kuskilt piiblist lugeda. Pigem tulevad esile meile Vanatestamendi tekstid selle kohta, et
taevakehad kulgevad kuulekalt, nii nagu Jumal on nad pannud seda tegema, meretõusud ja mõõnad arvestavad neile seatud piiridega, lindude rändeteed on kontrastina toodud inimese sõnakuulmatusele ja neid tekste on veel. Prohvet Jeremiia on eriti see, kes nagu toob esile looduse kujundeid, rääkimaks sõnakuulelikkusest. Ja prohvet Jeremiia võrdleb taevakehade kulgemist Jumala seatud korra järgi isegi Jumala enda ustavusega Iisraeli rahvale. Nii et siit on meil midagi kaasa võtta ja mõtelda, seda usun ma küll. Teine asi on see, et ühe argumendina selle langenud looduse käsitlemiseks öeldakse, et aga vaat siis, kui Eedeni aias see lugu juhtus, et inimene langes pattu, siis Jumal needis maa ära. Ja see tekst on ju kirjas meil, eks ole, 1. Moosese raamatu 3. peatükis salmid 17-18. Ja nüüd seesama Ameerika astrofüüsik on siis jälle uurinud, teinud eksegeesi korralikult ja seda teksti seal vaadanud ja ütleb, et see tekst seal kasutab tegelikult heebreakeelset sõna Adama, seesama Aadam, mullast võetud põrm. Ja seda kasutatakse tegelikult siis selle maapinna jaoks, mida peab inimene harima oma igapäevase tööga ja vaevaga seda kuidagi siis nagu viljakaks muutma ja sealt siis oma leiva kätte saama. Ja ta ütleb, et seega väljendab nimetatud tekst konkreetselt karistust inimesele tema sõnakuulmatuse eest, et ta peab selle maaga nii palju tööd tegema. Aga sugugi mitte kogu loodut, sellepärast, et kui oleks seal kogu loodut mõeldud, siis oleks ilmselt kasutatud seda sõna, mida kasutati alguses maailma loomises ja seal on maa eerets, hoopis teine sõna ja see tähistab siis kogu maailma. Nii et ilmselt oli see nii-öelda needus ka ikkagi piiratud ja karistuseks inimesele, et tema peab vaevaga põldu harima. Ja siis lisaks tuleb siin ka meelest pidada seda, et kui nüüd me rääkisime juba Noa veeuputusest ja kui see veeuputus läbi sai ja Jumal tegi uuesti lepingu nii inimeste kui kogu looduga, siis Jumal ütleb ka seda, et ma ei näe enam maad inimese pärast. Sest inimese südame mõtlemised on kurjad, nii kaua kui püsib maa, ei lõpe külv ja lõikus. Ja sellega on otse kui see needus ka sellelt maalt nagu ära võetud, et see oli ajaline, nii nagu siis meile seda Vanas Testamendis esile tuuakse. Et see ei ole selline lõplik, et nüüd kõik läks pahasti kogu looduga pärast seda, kui inimene langes. Et see on siis selline teemade ring, et loodus on Jumalale kuulekas ja seda pani tähele Ilse Katvel ja pani tähele ka see Ameerika astrofüüsik ja nad räägivad samast asjast suhteliselt ühtemoodi. Ja kolmandaks, mul on nüüd 3 punkti jutlus, ja kolmandaks loodus tunnistab Jumala headusest ja armust ja osutab, kuidas Jumal inimese eest hoolitseb. Pärast veeuputust, eks ole, see needus võeti ära maa pealt ja Jumal nagu taastas selle looduse olemise selles mõttes, aga eks inimene ju vusserdab asjadega ikka edasi. Meie oleme ju asjad ikka kuidagi pahupidi pööranud. Ja siis me võib-olla enam ei märkagi tegelikult, mida me kõike saame loodusest, kuidas tegelikult me looduse kaudu saame osa Jumala armust. Siin on võib-olla natukene süüdi ka meie selline valgustusajast pärinev arusaam juba, ja teadusrevolutsioon oli seal kõik ja et maailm on üks suur ise tiksuv masin. Ja inimene on siis selle masina operaator ja mehaanik ka vahetevahel ja siis tegeleb sellega. Aga need eksisteerivad kuidagi üksteisest eraldi. See igiliikur masin, loodusseadused, eks ole, kõik toimib nii nagu pandud ja siis on inimene, kes sellega siis toimetab.
aga see tegelikult erineb kardinaalselt piibli käsitlusest loodusest ja inimesest. See piibli mõtteviis ei ole selline. Piiblist me näeme, et Jumal tegutseb loodus ja loodu kaudu. Tema on selle alalhoidja ja tema on selle lunastaja. Piibli Jumal ei ole selline teistlik Jumal, kes kunagi lõi maailma ja siis astus sellest välja ja jättis selle oma pead tiksuma. See ei ole piibli Jumal. Piibli Jumal on looja, kes loob pidevalt uut elu, mida me näeme igapäevaselt enda ümber. Hoiab seda alal ja viib lõpliku lunastuseni, uue looduni, mis kõik võetakse kokku Kristuses, nii nagu me loeme Kolossa kirjast. Teadusmaailm loobus juba paarisaja aastast sellisest isetiksuva maailma mudelist või kujutlusest ja käsitleb seda nüüd pigem organismina. Terminid sellest rääkimisest on, eks ole, te olete kuulnud kõik kindlasti ökosüsteem ja elurikkus ja igasugused muud teemad. Kuulete ju kogu aeg uudistest, kuidas me kõik võitleme kliimamuutustega ja siis need terminid tulevad ka esile. Aga samas teadus tunnistab ka, et tegelikult inimene ei ole võimeline seda ise looma. Ta ongi võimeline seda ainult hoidma. Ja sellest hoidmisest tegelikult sõltub väga palju. Ja lisaks tunnistavad teadlased, et vaatamata tohutule arengule ei ole nad ikka isegi võimelised seletama, kuidas see multiuniversum ikkagi toimib. Ühele küsimusele leitakse küll vastus, aga see tekitab 10 uut küsimust. Ei ole, et kõik on inimese käes ja inimene opereerib selle maailmaga. Seega saabki inimene loodust ainult hoida ja seda edendada. Ja paraku tuleb siiski tunnistada, et me ikkagi oleme tegelenud väga palju just selle hävitamise ja rikkumisega ja see on see põhjus, miks me tänapäeval nagu uuesti püüame nendest asjadest mõtelda ja seda teha ka piibli valgel. Nii et siis, Nii, teine asi, mis nagu selle teema juures tuleb veel millele tuleks tähelepanu pöörata, on see, et tegelikult Iisraeli rahvas koges Jumalat kui päästjat loodussündmuste kaudu. Kui te näiteks mõtlete kõrberännakule, sellele, kuidas Jumal varustas neid kõrberännakul vuttidega näiteks, või see, kui nad olid peaaegu, et nagu janusse suremas, siis nad said kaljust vett. Mooses lõi vasta kaljet ja said vett. Aga see, kuidas rahvas koges Jumalat, see oli selle kaudu, et ta sai selle vee. Selle füüsilise, materiaalse asja, see kustutas tema janu ja selle kaudu ta koges, et Jumal on ligi, Jumal on halastav, Jumal on armuline, Jumal on meiega. Looduse kaudu ja looduses me näeme, kogeme Jumala armu igapäevaselt. Meie saame muidugi oma leiva ja piima poest ja võib-olla värske õhu peale mõtlema ainult siis, kui üks vana auto meist tossuga nina alt läbi sõidab. Aga see, kuidas maailm opereerib, Jumal hoiab seda alal, see elu, mis tuleb esile ja mida me iga päev enda ümber tegelikult, milles me oleme osalised, seda suudab ainult Jumal. Ja see on ainult Jumala käes. Ja viimaseks siin on, et Kristus sai ka osaks loodust. Samasuguseks inimeseks nagu meie. Materiaalsed, füüsilised, tõusis üles ka ihulikult. Jumal ise sai osaks loodust ja selle kaudu otse kui veel pühitses ja väärtustas looduks olemise. Nii et siis inkarnatsioon väljendab ju tegelikult loodu ja looja suhteid täiesti sellisest uuest perspektiivist, kui siiamaani me Vanas Testamendis nägime, kuidas Jumal kõneleb ja toimetab ja töötab loodu kaudu, siis Kristuses saab Jumal ise osaks loodust. Nii et sellised punktid Ilse Katvelile veel nagu siin selgituseks ja täielduseks, aga ma tahaksin lõpetada ühe tsitaadiga Oswald Tärgilt. Ma usun, et Saaremaal tohib ikka hiidlasi tsiteerida küll, eks ole. Ja see on
Oswald Tärk on kirjutanud, see avaldati küll alles 2002, aga ta oli kirjutanud selle Rooma kirja seletuse juba varem ja ta siis süstemaatiliselt nagu vaatab kogu Rooma kirja ja Rooma kirja 8. peatükk on see, mida ta siis niimoodi kommenteerib. Seal keskel on need salmid kuskil. Paulus tahtis näidata, kuivõrd on inimese elu seotud loodusega. Jumala sõna käsib inimesel näha looduse kannatuses enda süüd. Paulusele on loodus nagu suur rippu vahel, mille esimeseks lüliks on inimene. Esimese lüli murdudes varises kokku terve ahel. Kuid Paulus näeb veel midagi. Loodus pääseb koos inimesega kord kaduvuse orjusest. Lugege seda Rooma kirja 8. peatükki, see on väga inspireeriv peatükk. Ja Oswald Tärk lõpetab, keset looduse ägamist kostab evangeeliumi rõõmuhüüd. Inimene võib pääseda ja loodus võib pääseda. Tärk seobki selle ägamise väga konkreetselt inimese tegemisega, seda teevad kõik teised teoloogid tänapäeval ka. Aga seejuures saavad Jumala lapsed ilmsiks selle kaudu, et nad kergendavad looduse ägamist, kogu loodu lõpliku lunastuse ootuses, mis sünnib Kristuse ristivere läbi. Aitäh!